Septembri viimasel pühapäeval hariti Rõuges Kõvatalu maadel kartulikasvatajaid. Toimus kartulipäev. Teemapäeval pakuti teavet kartulikasvatuse kohta, uudistamiseks laadakaupa ja traktorinäitust ning kaasaelamiseks künnivõistlust. Lisaks said kõik soovijad noppida endale vajaliku talvekartulivaru ning üheskoos korjati terve tonn kartuleid Rõuge koolile. Kartulipäeva peaesineja, kartuliteadlane Luule Tartlan kõneles tavamajapidamise kartulikasvatusest. Täna nad said ka uuemate sortide niisugused kirjeldused, hetkeolukorra ja kahtlemata nad saavad ka sellel päeval niisugust agrotehnilist abi, kuidas järgmisel aastal toime tulla. Ja tänavu oli ju siin Võrumaa nurgas oli mitu erinevat situatsiooni, oli väga põuane, oli väga kõrge temperatuur, oli väga palju sademeid, ajuti ja see kõik mõjutas kartulikasvatust, aga nüüd, kui nad saavad nendele niisugused ilusad seletused, põhjendused, ei kaota nad usku. Ja on teil anda ka mõni väike nipp kartulikasvatajatele, kuidas kindlasti head saaki saada? Tuleb valida kindlasti korralik sort, eelitandada ja siin tuleks valida niisugune põld, kus ei ole olnud mitte mingisugused söödid ja need heinamaad, vaid ikkagi, mis on juba 2 aastat olnud kultuuristatud ja alles siis sinna panna kartul maha, aga kõik tööd tuleksid teha õigeaegselt ajastatult. Siis on need tulemused ka palju paremad, sest just on probleem see, et ei suudeta ajastada töid. Kuidas kartulil Eestis läheb? Kas sellel on tulevikku või sööb makaron selle välja? Ei, makaron kartulit päris välja ei söö. Kartulil on ikka tulevik ja ta on juba ikka hulga aega siin Eestimaa pinna peal edukalt kasvanud ja ta on rahva välja aidanud näljahädast ja nüüd kui on masu aeg, kindlasti tuleks rohkem kartulit süüa. Aga kartuli kasutamine tänapäeval on pisut muutunud. Temast saab väga palju erinevaid toite valmistada ja kulinaaria on jõudsalt edasi arenenud, nii et kartul on uuesti tõusnud niisuguse rohelise lehena taevasse. Nii et tal peaks olema ka tuleval aastal päris hea maine Eesti põllumajanduses. Rõuge kartulipäev toimub see aasta juba teist korda. Kust tuli üldse mõte sellist üritust korraldama hakata? Selline mõte teha põllu peal. Väga lihtne üritus, mis ei võta mingid kulusid. Ja kus meie tootjad, talumehed saaksid oma toodangut müüa ja kus saaks ka natukene informatsiooni. Ehk siis see vana ja tarkus on ehk tänasel päeval paljudel kuskil ununenud. Siis sealt tuligi mõte, et teeks kartulipäeva. Tulevikus on Kõval kavas pakkuda kartulipäevadel erinevaid teemakäsitlusi. Järgmisel aastal näiteks soovib ta turgutada eestlaste leidlikkust kartuli kasutamisel igapäevaroogades. Tavapere paneb selle kartuli sinna potti või teeb viilukartuleid, et aga kartulist kannatab teha ju hästi palju asju. Praada seda fooliumi sees, teha kartulikotlette, mis iganes. Et kui võtta maailma tervikuna, siis eestlane on ju lätlaste järgi teine kartulisööja inimese kohta. Aga loomulikult seda kartulit süüakse väga üksluiselt. Täna ma veel mõtlen, et järgmine aasta ma panustan siia üritusse võib-olla rohkem oma aega ja energiat ja siis teeme ka erinevate kartulite valmistamise väikse sellise näitliku kokkamise siin, et vaatan mõned toredad kokad ja siis teeme sellist erinevad kartuliroogasid ka siin kartulipäeval, sest kartulist saab teha väga palju asju, aga tõesti eestlane, eriti maainimene, eriti leidlik selle kartuli kasutamises ei ole.